Jalgpallivõistlus, mis pidi olema noortevaheline sportlik mõõduvõtt, kujunes sel laupäeval hoopis inetuks arvete klaarimiseks. U15 esiliigas kohtusid Nõmme United staadionil 12–14-aastased noormehed Nõmme United ja Tallinna jalgpalliklubi Leegion meeskondadest. Videosalvestusest on näha, et Leegioni mängijad ründavad korduvalt vastasvõistkonna liikmeid. Muuhulgas hüppati hooga vastase hüppeliigesele, löödi rusikaga rindkeresse, jalaga kubeme piirkonda ning lükati teine laps murule pikali või vastu staadioni ääres olnud ust. Väga kahetsusväärne, et meie võistkond tahtis mängida jalgpalli. Leegion tuli siia mingite muude mõtetega. Frustratsioon läks neil veel suuremaks, kui ka oli näha, et me oleme neist peakõrguselt üle. Ja siis hakati nagu tahtlikult toorutsema, tegema vigu. Sellele kaasnes ka Leegioni lapsevanemate selline julgustav räuskamine, õigustamine, mõnitamine, et see oli väga kole vaatepilt. Ma püüdsin küll kohtunikega rääkida natukene, mitte liiga palju sekkuda ja andsin ka mõista teisele osapoolele, vastasvõistkonna treenerile, aga sealt ka mõistmist ei tulnud. Tallinna jalgpalliklubi Leegion treenerid suhtlesid täna meediaga vaid ametliku pressiteate kaudu. Seal seisab, et klubi vabandab mõnede mängijate ebasportliku käitumise pärast antud kohtumises. Samas peavad nad oluliseks välja tuua mitmed asjaolud, mis mõjutasid olukorra kujunemist. Nende hinnangul oli agressiivne hoopis Nõmme Unitedi treener Atko Väikmäri. Ma arvan, et sellest videost on palju rohkem näha, kui nendest sõnadest on võimalik aru saada. Ainust, mis ma tõesti tegin, astusin ühel hetkel oma mängijate kaitseks tehnilisest alast väljapoole. Küll aga ma ei ähvardanud absoluutselt mitte kedagi. Ma palusin kohtunikul lihtsalt teha otsused, kas on viga, kollane kaart, punane kaart või on mul vaja tõesti tõsta telefon ja valida kiirabi number ja kutsuda keegi siia, et oleks valvel. Leegioni ametlikus vastuses seisab, et hoopis Nõmme Unitedi mängijad provotseerisid süstemaatiliselt Leegioni noori, kasutades näiteks sõnu tiblad ja sibul ning nende sõnul algatas ka füüsilise konflikti hoopis Nõmme United. Küll aga tunnistab Leegion, et nende mängijate vanemad kasutasid tribüünil ebatsensuurseid sõnu. See on täielik vale, mis see Leegioni pressiteade pandi sinna, et esiteks ma arvan veel kord, mäng on üleval, kõik saavad ise näha ja vaadata. Ma arvan, mitte miski ei õigusta sellist vägivalda. Me oleme rääkinud ka oma poistega, öelnud, et me peame olema üle ka vastase provotseerimist, just kui nemad tahavad võib-olla väga jõuliselt mängida või öelda, et meie mängijad ei teinud. Jah, võib-olla seal oli aga mingid ütlemisi, aga see oli ilmselt pärast, kui neile poistele tehti väga jõhkraid vigu. Ühes on kaks klubi siiski ühel meelel. Laupäeval mängu vilistanud kohtunik ei sekkunud konflikti piisavalt. Laupäeval vilistas siin Nõmme staadionil mängu 18-aastane noormees, kes oli peakohtuniku rollis täiesti esimest korda. Eesti Jalgpalliliit, kes mängudele kohtunikke määrab, ei rutta täna ütlema, kas kohtunik oleks saanud midagi ära hoida. Eesti Jalgpalliliit on algatanud distsiplinaarmenetluse. Avalike suhete vanemspetsialisti Kaarel Tälli sõnul kuulatakse ära asjaosaliste kommentaarid, analüüsitakse foto- ja videomaterjali ning alles siis, kui kogu info on käes, on selge, milline oli kellegi roll. Kuna olukord on tõsine, siis tuleb ka sellesse väga tõsiselt suhtuda, seda Jalgpalliliit kindlasti teeb ja seetõttu ei saa ka täna siin kuidagi otseselt öelda, et mis on täpne ajaraam, millal me tuleme välja täpselt mingisuguste otsustega, millised need otsused on, seda on võimatu spekuleerida, sest praegu on info kogumine ja see on väga oluline, et info oleks hästi kogutud. Tälli lisab, et täna on ka vara öelda, millised on võimalikud tagajärjed mängijate või klubi jaoks. Spekuleerimine ei ole täna, see ei ole edasiviiv jõud, mul ei ole mõtet seda teha, meil kellelgi pole mõtet seda teha, räägime siis, kui on kogu info koos ja siis tulevad õiglased otsused. Kahjuks ühel poistel on jalg kipsis, mingid väiksem vigastused on ka teistel, aga ongi, et me ei tea, milline see kuidas öeldes moraalne trauma või et sellist kogemust ei tohiks ükski laps saada jalgpalli mängides, ükskõik kellega, ükskõik mis rahvuste vahel. Tallinna Leegioni sõnul on vigastatud ka nende võistkonnas ning nad soovivad kiiret paranemist kõigile vigastatud mängijatele. Täna võttis aga lapsevanemana meedias sõna ka Gert Valdaru, kelle poeg mängib küll ühes teises Tallinna klubis, kuid samas vanuserühmas.
Tema sõnul viitasid kõik märgid sellele, et varem või hiljem füüsiline konflikt toimub, sest Tallinna jalgpalliklubi Leegioniga mängides hoiavad vastasmeeskonna lapsevanemad alati veidi hinge kinni. Kuidas me oleme jõudnud sinna, et lapsi kantakse põhimõtteliselt traumapunkti pärast nagu mänge. Lapsed on traumeeritud, nutavad garderoobis, ei julge välja minna. Kuidas emad, isad on endast nagu väljas. Ja see on ju kõigest lastevõistlus. See peaks olema koht, kus inimesed tunnevad rõõmu, lapsed tunnevad rõõmu, mitte mingit viha ega hirmu, mis nüüd juhtuma hakkab. Meedias ilmunu põhjal on kriminaalmenetluse algatanud ka prokuratuur, kuna videosalvestised viitavad, et tegu võib olla avaliku korra raske rikkumisega. Tallinna Leegion vabandab pressiteate vahendusel korduvalt ning lisab, et ei õigusta sellist käitumist. Nõmme United loodab lahendust Jalgpalliliidu distsiplinaarmenetlusest.